City Flash Radio. Ja võid olla mitte ma ei teinud. Suvel minu kriminaal. Suvel kolin Pärnu. Suvel kolin Pärnu. Where is that? Sul on kõige kaunim taju. Pidipap. Näju? Mu kuumad tunded ja ei suuda varjata. Alright, käes on laupäev ja nagu te näete, siis Nuta või Naera on alustanud, kell on 7. Subscribe'ige, jagage, share'ige tänast meie saadet Nuta või Naera. Meil on täna siin saates 3 naisterahvast ja mina loomulikult üksinda siin Paradiisi rannal. Me oleme DJ Lab'i stuudios ja loomulikult koos Laura Liiga. Meil on ka Mari Bella ja meil on ka Hanna Sandra. Jäi nimi meelde. Päris keeruline, aga nii ta on. Kujutage ise ette, te olete 3 ilusa naisterahvaga ühes stuudios, nad veel istuvad sul vastas siin diivani peal ja sa pead nende nimesid veel teadma, sest tavaliselt on niimoodi, et kui 3 naisterahvast vähemalt seisab või istub kuskil su lähedal, siis hakkad ju käsi ikka pärisema ja keel hakkab ka värisema. Aga juhul täna siis meie saates siis seerianumbriga number 10 on meil kindlasti mängud, challenge'id, siis meil on väga lahe laulmis-challenge, meie külased ei tea mitte midagi sellest ja tegelikult isegi ka Laura ei tea, mis laule ma täna siia nagu ette mängin, on ju. Saate lõpus me loosime ära ka meie lahedad maskid ja siis me näeme ka saate keskel, mis maskid siis loosi lähevad ja suured tänud juba kõikidele, kes siis maskiloosis osalesid ja osa võtsid, ärge unustage, me oleme olemas YouTube'is, Instagramis, Facebookis, Nuta või Naera. Alright. Alustame siis meie toreda saatega ja nagu ikka siis Laura, sinu... Mina alustan nende imeliste küsimustega. Kuidas me alustame siis ühega korraga? Alustame sellest. Tere, kes sa oled, kus sa tuled, mida sa tahad? Mida ma tahan? Minu nimi on, vaatan siia siis seekord, minu nimi on Mari Bella. Ma tulen Tallinnast. Tervist. Tahaks öelda midagi muud, aga ei või. Mida ma soovin? Mida ma tahan? Mida sa tahad elust? Mida ma elust tahan? Miljonärist meest, 2 last ja maja Hispaanias. Aitäh teile. Väga konkreetne. Väga lahe. Vähemalt siht on ees. Vähemalt me saame kindlasti sulle lubada selle, et no meie saatele sa leiad endale miljonärist mehe, pool meile. Siis sa võib-olla saad koos temaga minna Hispaaniasse ja võib-olla saad ka 2 last, seda me täpselt ei tea, mitu last ta sulle teeb, võib-olla ta ei saa. Kaksikuid tahaks palun. Nii et kõik miljonärid, kellel on sugu selles on kaksikuid palun siis. Aga kui kõik miljonärid, kellel on juba kaksikud? Veel parem. Siis ei peisa sünnitama ju. Pean ainult kasvatama, sellega ma saan hakkama. Ja siis loomulikult istub tema kõrval kohe tegelikult tuli välja, keegi uus tundmatu, kes teie olete, kust te tulete ja mida teie tahate? Mina tahan, ma olen Hanna Sandra, ma tulen Sauelt, aga ma ei tea, mida ma tahan. Sa ei tea veel? Ma ei tea, mul on nii kaua aeg, et välja mõelda. Täpselt. Ja tegelikult ongi niimoodi, et parem on alati unistada, selles mõttes mitte kunagi ei tea, vaata Mari peale võib-olla mõni, äkki saad kolmikuid hoopis ja äkki saad hoopis Taisse elama minna. Kuule, ma ei õppa kolla. Ja äkki tegelikult on niimoodi, et praegu sa tahad miljonäri, aga tegelikult tuleb välja, et sinu vaimne sina ütleb, soovib hoopis tegelikult. Või siis ma olen hoopis ise miljonär. Ja täpselt nii. Kes siin teab, jah? Me alustamegi praegu Mari Bellast, sest
et Mari-Bella meil on nagu vanem ja me peame nagu vanematest alustama. Mulle tundub, et sa oled vanem kui meie külaline Sandra. Olen tõesti. Okei, väga hea. Räägi nüüd sina oled ju nüüd artist, on ju, sa tegeled muusikaga, sul tuli just lugu välja. Räägi oma sellest esimesest loost, kuidas teile läheb, kus seda kuulda saab, mis on laulu nimi ja mis on sinu nagu selline järgmised 3 kuud üldse selle muusikaga? Mina alustasin oma muusikatööd siis jah, nagu öeldi just. Tegelikult lugu sai valmis juba eelmine aasta september, oleme sellega täpne, eks ju, aga... Kas sa saatsid selle Eesti laulule? Ei, ma ei saatnud seda Eesti laulule. See lugu ei olnud see lugu, ühesõnaga ja ma ütlen nii, et see on täiesti uus kogemus. Lugu leiab Spotify'st, ja loo nimi on Make Me Feel Alive ja on featuring RBJ. Okei, kes on RBJ? RBJ on Rene Bush Jr., kes on siis, ütleme nii, et on muusikaga tegelikult, ma arvan, 2 aastat, 3 aastat, midagi sellist. Ja jah, ongi siuke tore inimene, kes ütles, et Mari-Bell tee ära ja teeme ära ja sealt ta tuli. Kuidas sa tähistasid, tavaliselt on nii, et kui esimene lugu tuleb välja, siis tähistatakse seda hästi suurelt. Ma mäletan seda, kui meil mingi esimesed lood tulid, siis meil oli vaja kohe mingi kino oli vaja kinni panna ja siis mingi ilgelt palju inimesi, mingi tordid, värgid, särgid, söögid, on ju. Kuidas see esimest lugu nagu tähistasid? Kas koroona keeras kõik pekki? Pigem oli nii, aga ma ütlen ausalt, et minu esimene lugu tuli välja niimoodi, et ma isegi teadnud, et see välja tuleb sellepärast, et... Septembris saati ta ju hoidis ennast saladuses. Just täpselt ja kui lugu troppis, siis tegelikult mina olin teel Raplasse, see oli emadepäev ja sõitsin Raplasse rongiga ja sõin porgandikooki. Nii et minu tähistamine oli selles suhtes koogiga, aga veidi teistmoodi. Ehk siis porgandirongis porgandikoogiga. Ahah, nii ja kus me näeme siin nüüd tulevikus selle muusikaga, mis on sinu nagu tulevikumuusika? Minu tulevikumuusika? Ma ütlen praegu, et praegu ma olen teinud poplugusid, et minu järgmine lugu loodetavasti tropib siis juuli alguses, juuni lõpp. Ja praegu hetkel ma olen jäänud popialasse, aga ma arvan, et ma tahaks kindlasti ka midagi teistsugust proovida. No näiteks mingid hard metal... Ma arvan, et ma hakkan räppariks. Really? Jaa. Sellepärast ma saingi kohe aru tegelikult, vaadake, milline kuldkettel on. Sellised on ainult Tupacil ja nii edasi. Nendel, kes seal on kõik Uudist. Aga ega siis meie teine saatekülaline ei ole tagasihoidlikum. Tema on juba päris palju asju ära teinud ja ma ei hakka neid asju kordama üle, sellepärast mina ju tean. Aga millega sa üldse tegeled ja kuhu sa oled jõudnud oma asjadega? Ma tegelen peamiselt sotsiaalmeediaga. Ma teen podcast'e, kõike sellist, aga tegelikult kool, trennid, kõik sellist asjad ka. Aga sotsiaalmeediaga minu selline eesmärk, ma olen niisugune hästi hashtag maailmaparandaja enda arust on ju. Et ma käin ja olen nagu mingi, et tee seda, et siis sa oled nagu nii hea ja tore ja ilus on ju, et ma üritan nagu... Kõike tehakse ilus ja tore olla. Jaa, ma üritan nagu täiega maailma parandada enda ümber. Kuule, aga siis on see hetk, et mingi inimesed saavad väga kergelt sind nagu ära kasutada. Jaa. Mida sa teed selle jaoks ja millised on sinu sellised nagu vasturünnakud? Neid ei ole. Ei olegi veel või? Oi. Siis sa pead... Küll tulevad. Ajaga tulevad. Aga sotsiaalmeedias siis ka ma üritan hästi palju nagu rääkida teemadest, mis on sellised nii-öelda tabuteemad, millest keegi ei taha rääkida, peamiselt siis vaimne tervis, millega ma olen ise nagu hästi pahuksis olnud sina peal, jah. Ja ma üritan nagu hästi normaliseerida selliseid teemasid, mida paljud ei normaliseeri või mis on paljud sellised tabuteemad. Jah, ja ma olen harjunud sellega, et tänapäeval ongi edukad nagu naisterahvad ongi tegelikult läbi elanud väga jõhkra nooruspõlve ja selles mõttes, et olen ka näinud seda Laura peal ja... Mina elan oma nooruspõlve ilma miljonärita, ma ei tea. No täpselt, see on ju väga raske, see on ju nii raske. Ja siis nii ongi. Räägi oma sellest vlogist või podcastist, vabandust. Jah, et kuidas sa üldse oma podcasti alustasid ja miks sa alustasid seda ja kuhu sa sellega nüüd jõudnud oled ja kes on sul vaata külas ka käinud? Podcastiga on niisugune big story tegelikult. Ma mäletan, ma olin 13 ja ma hoidsin ühte last nagu suvetööna, on ju. Ja siis mul tuli idee, et võiks podcasti teha. Ma tellisin mul 2 mikrofoni, ma sain need kätte, ma panin need sahtlisse, need on siiamaani seal samas sahtlis sama koha peal. Sellest ei saanud nagu mitte midagi, on ju. Ja siis mul oli tulemas veebruaris äkki mingisugune projekt on ju. Ma panin Instagrami question box'i, et mis te arvate, mis see olla võib. Ja siis sinna pakuti nagu hästi palju, et see on podcast. Ja mul endal ei olnud üldse seda mõtet, et see võiks podcast olla. Aga siis kõik pakkusid seda, siis see tundus hästi
intrigeeriv, kas see on sõna, ma ei tea, aga ühesõnaga tundus sihuke lahe idee ja siis ma saatsin koostööpakkumisi, mis iganes, üritasin seda projekti paika saada. 2 päevaga ma sain kõik paika ja veebruari alguses ma sain asjad paika, veebruari lõpus hakkasid salvestused. See aasta veebruaris? Jep. Nii, ja kes sul on juba käinud külas ja kas sul on mingi järjekord ka juba ukse taga, et tahaksid veel tulla keegi juurde juba? Ja kust leiab sinu podcast'e? Minu podcast'id on Spotify's, Apple Podcast'is, YouTube'is siis ka sihuke videoformaadis. Käinud mul on viimases podcastis mis läks hästi viraliks, Sass Henno ja Mari-Liis Kaer. See on, ma arvan, et see on üks minu kõige parem podcast. Millest te rääkisite seal? Seksuaalvägivallast. Jällegi sihuke kohe paneme lauale, on ju. Et see, et kui palju tegelikult nagu lugusid ma sain inimestelt selle podcasti peale, pisar tuleb silma. Ja see arendab. Ja see, et nagu sellest ei räägita üldse, on minu jaoks nagu väga heartbreaking. Aga ma ei tea, Anita Sibul käis, temaga sai väga huvitavaid teemasid arutatud, Sebastian Freiberg, et mul ongi siuksed tulisemad teemad pigem, et ma ei viitsi rääkida, mis sa teed, et kus sa oled, et... Nagu meie. Kus sa oled, miks sa siin oled? Ei no minu esimesed 3 küsimust on ju ka, et kes sa oled, mis sa teed ja miks sa siin oled. Aga mul on ikkagi üldiselt üritan siukseid tuliseid teemasid puudutada. Väga hea, meil on siin väga tulised naisterahvad, nagu näha, siis veel üks tulisem kui teine. Me jõuame veel neid tuliseid teemasid veel siin saate jooksul avada, sest et varsti me ju teeme challenge'it, siis me teeme siin ühe lauluvõistlust ja siis me näitame ka, mida Laura tegi köögis, sellepärast et ega köögis tegelikult nii kerge ei ole. Tavaliselt Laura kutsub mind küll koju ja ütleb, et kuule, ma tegin sulle midagi, mis sa teed tavaliselt? Ma ootasin siin 4 päeva kooki sööma, kook läks halvaks enam. Ja, et Laura seekord tegi kooki. Kui Meelis jõudis tulla, uskumatu. Vanaema on lapsest pettunud. No meil on praegu jah see suvi, vaata, me ei saa enne suve siin väga palju kooki süüa, on ju. No kuuled või? Mina pidin üksi siis ära sööma, kõik muidu läheb halvaks. Mina lihtsalt naudin Laura ilusaid kooke Instagrami story'des. Ja mitte kunagi sa neid ei saa. Mitte kuhugi kutsu. Aga Laural on tõesti väga ilusad koogid ja selle väga ilusa jutu taustal me lähemegi neid kooke nii-öelda vaatama, aga tegelikult me läheme vaatama meie esimest tänast videoklipikest ja siis me oleme kohe siin tagasi. Nii, otsaahjust meie kuumad saiakesed on valmis. Special edition koroonamaskid. Kuna meil ju siiski kaubanduskeskused avatakse, et me saaksime rahulikult shoppamas käia, siis Laura-Li ja Cityfresh saadavad teid kauplused. Need on helkuriga, nagu te näete vaikselt siit. Est 1212. Teete teie jooksmas praegu bussi peale, siis tuleb auto. Ja need 2 special edition kõige minu käte läbi tehtud kõige esimesed maskid lähevad loosi. Hoidke silmad kõrvad lahti. Ja mis lisaks sellele te saate neid meile kirjutades tellida, osta. Võime teile teha roosa Laura-Li, sinise Cityflashi, mis iganes. Võime ka teha, et ühel pool Laura-Li ja teisel pool tuleb Cityflash on ju. Et kirjutage meile. Nutta või naera on tagasi ja on laupäevane õhtu, nii ärge unustage siin subscribe'ida, joonistada meile, kirjutada meile ükskõik mida ja kuna suvi on kohe tulemas, siis loomulikult ka saate alguses ma ju mängisin sellise loo nagu Single Ladies, ma isegi ei teadnud, miks ma seda mängisin, aga kuskilt mingi märk andis mulle, et ma pean seda mängima ja tulebki välja, et kõik need 3 meie saatekülalist ongi Single Ladies. On ka või? Jep. Ongi nii. Ega ei oleks üldse nagu arvanud kellegil sõlmust. Mehed, võtke ritta. Nuta või naera postkastid on täis lihtsalt punane lihtsalt mitu päeva. Ei, kõigepealt ärge palun lihtsalt niisama tulge, saatke palun pangakonto välja võtta kõigepealt. See on kõige olulisem. Ja siis karistusregistrist ka välja võtta. Ja just, 2 asjast palun. Ma olen nüüd vahepeal nagu Laura pealt vaadanud ja õppinud seda naiste teooriat. Laura on ka tahtnud päris mitu aastat siin endale rikast meest, ei ole tulnud veel. Et ta küll unistab seda ja unistab edasi ja siis ma olen ikkagi aru saanud, et aga võib-olla ei olegi oluline see, et sellel mehel oleks hästi palju raha, vaid ta peab olema ikkagi vaimselt tore sõber, selline kaisukaru äkki. Milline on sinu arusaam sellest, milline tegelikult võiks selline mees hullu tuleb ja võtab sind kohe? Tuleb ja võtab lihtsalt.
ei, minu meeste arusaam, ma ütlen nii, et miljonär, kes tuleb ja võtab su lihtsalt. Ei, tegelikult mina ütlen ausalt, et mul ei ole olnud meestega head kokkupuuded. Äkki naistega? Naistega on olnud väga hea kokkupuude, ei hakka valetama. Eks see on also väike... et naistega on olnud hea kokkupuude ja, aga meestega ma ütlen, et mul on olnud elus väga toredad inimesi, kellega ma olen näinud, et võib-olla tõesti. Aga siis... tuleb see pool välja, et... Neil ei ole raha? Seda nii või naa. Et see nii-öelda see minu õige pool tuleb välja ja siis palju... Siis mehed jooksed ära? Jah, just. Kas sa nagu kohe neile nagu selles mõttes nagu kohe esimestel kohtumistel nagu nõudma neid miljoneid juba, siis nad jooksed ära? Ei, esimene kohtumine... Tervist. Kas siis kõik sulavad? Ma näen, kuidas te istud siin üksinda. Väga ilus ülikond muidugi. Kas... Tahate mulle jooki osta? Ärge hakka. Osta pudel. Et ei tegelikult selles suhtes väga toredad härrasmööja on elus läbi käinud. Eriti suveterrassil soovitan noored. Suveterrass on väga põnev koht. Kus mehi leida? Jaa, just, et kui sa otsid 40 pluss ajakirjanikke, siis suveterrass. Kuidas on selle koroona aja... Okei, läheme vahepeal siis kohe küsimusega edasi ja kuidas on sinul meestega, kuidas nagu millist nägu sa teed meestega? Kas sina lähed mehele nagu tegema nägusid või tulevad mehed sinu juurde? Kuidas on õige? Okei. Mul on kogu aeg siuke tunne, et ma olen tegelikult liiga noor, et sellest rääkida, sest see judgment, mis tuleb, on nagu veits rõve, aga nii. Aga sa võid? Ma võin. Meie lubame teha. Aitäh. Mina ei jookse mitte kellelgi järgi. Õige. Mul on... Ei, minu arvamus on selline. Ma tean, et ma olen ilus tore kena, on ju. Ma kõlan nii egoistlikult, aga nagu vahel peab. Ja mul on olnud hästi palju nagu selliseid inimesi, kes ei oska väärtustada. Et vahet pole, kas siis mind või üleüldse inimesi enda ümber ei oska väärtustada. Miks ma peaksin talle järgi jooksma? Nagu ma kõlan nüüd natukene nagu halvasti, aga mul on järjekord ukse taga. Ma võtan 1.52, siis miks mina peaksin kedagi taga ajama? Kas sul on ka järjekord ukse taga või? Ma tean seda, et mingisugune, et Laural on ka tavaliselt see mingi, lähen Laura juurde külla, on ju, enne seda, kui ma uksest sisse saan, ta olen vaata ukse peal on juba see nagu poodides on vaata see vajuta nuppu, ostad järjekorda numbri. Aga seal on vipp ka, ma saan alati, mul on see näppu selle... Ja, sul on see vipp. Ma saan nagu kohe siin ilusti sisse. Aga kas see koroona on tegelikult mõjutanud ka natukene sellist, kuidas ma ütlen, sellist klassikalist suhtlemist inimestega omavahel või saame ka läbi Tinderi ja nende asjanduste ka ilusti hakkama? Mina ei ole kunagi pooldanud seda nii-öelda neti suhtesse minemist, et ma ei näe põhjust sellel ja kui sa, minu meelest on õige see, et kui sa inimesega kohtud, sa tunned, et see on see, sa saad temaga hästi läbi, sul on hea conversation, sellepärast netis sa võid ükskõik kes olla. Et see, kui sa saad inimese kokku, räägid ka näost näkku, ei küsi ainult pudelikest alt, et kui läheb hästi, siis läheb hästi, et see on saatus. Ma annan Laural ka vahepeal vastata. Laura, milline on sinu, me ei ole ju küsinud su käest päris ammu ühtegi küsimust, sa ju siin ise küsid teiste käest. Ma ise küsin. Laura, ma küsiksin, kui ma oleksin sina, siis ma küsiksin sinu käest, enda käest sellist küsimust. Milline on sinu ideaalne selline, kuidas ma ütlen, kohtumine, ei mitte kohtumine, kohting jah, milline on sinu ideaalne kohting, millist sa ootaksid, kui nüüd mehed on siin järjekorras praegu ootab, mõtled, kuidas ma Laura saaks endale? Mis sa teeks? See sõltub olukorrast praegusel hetkel nagu maailmas ja elus, siis see võiks olla siuke, et tuleb ilus ilm ja siis tuleb mulle ise minu juurde järgi, siis tal on juba piknikukorv valmis ja siis me lähme kuskile väiksesse randa, kus ta kedagi teist ei ole. Võimalus, kas annad talle korvi või on? Ja siis teeme seal pikniku ja kõik on tore, oleme seal kuskil, vaatame tähti öösel ja no kui nagu on olukord on maailmas teine, siis ikkagi on niimoodi, et võtab mu peale lennukisse ja poora-poorale. Ja poora-poorale. Kas sinu jaoks on, kui sa leiad, ütleme, kohe leidsid selle miljonäri, on ju? Kas ühe öö suhe on sinu jaoks okei või mis sa arvad üldse sellest? Miljonäriga, jah? Oleneb, palju ta maksab sellest. Ma ütlen ausalt, et ühe suhe minu jaoks okei. Et ma ei ole kunagi olnud selle vastu, aga kui ma tunnen... Mitte kunagi? Ei,
no selles ma kunagi ikka olen, aga ühesõnaga, et minu meelest on olnud täpselt niimoodi või no vähemalt minul on niimoodi, et kui ma reaalselt tunnen, et mul on inimesega klapp, siis ma tahan temaga alguses rääkida, et siis on ühe suhe välja arvatud. aga kui sa tunned, et nagu klappi ei ole, siis ma ei taha temaga isegi rääkida, ma tahan kohe sinna voodi vahel hüppata. Ma lihtsalt vaatan, et sa oled nii ilus. Tule lihtsalt ja pane viska minna. Tule ja viska minna. Võta üks ja viska teist. Ma ei teagi, kas on üldsegi eetiline küsida järgmist seda samad küsimust ka meie külalise käest, et tema on ju kõigest juba 15, aga sa juba räägid selliseid teemasid, et ma arvan, et väga paljud arvaksid, et sa tegelikult näed natukene vanem välja ka ja sul on juba selline attitude on ka. Nii, mis küsimus siis et seesama? Küsimus on täpselt seesama ja kuidas sina suhted ühe suhtesse ja milline oleks näiteks sinu selline perfect date? Ühe suhted, ma ütleks, et see ei ole minu asi, mida inimesed teevad. Minul endal ei ole kogemust. Ma ei välista, et võib-olla see kogemus kunagi tuleb, you never know. Aga ma... Maribel aitab meid välja, tuleb ju. Laura tuleb või? Ühesõnaga, aga hukka ma ei mõista. Ei ole minu asi, mis teised teevad, mis tahavad. Aga ideaalne date või? Miks minule seda küsimust ei tuli? Miks sul lihtsalt küsiti seksi kohta? Ei, me küsisime sul ka, aga sa lihtsalt ei tahtnud vastata. Sa tahtsid rohkem seda esimest küsimust. Ideaalne date, ei no, ma ei tea, võiks olla nagu mingi lennuk on ju ja siis sõidad selle lennukiga nagu kuskile Bora Borale või Maldiividele või see oleks nagu tore. Aga samas, kui see on esimene date ja siis ma istun selle vennaga lennukisse, ta ei meeldi mulle, ta ajab mingit iba. Siis hüppaksid kohe alla ju. Jaa. Sellepärast ongi tekkinud need olukorrad, kui lennukid on alla kukkunud, sellepärast et keegi tahab värsket õhku. Väga tore, nii, Maribella, sinu perfect date. Minu perfect date. Jaa, sest sa ju nii väga tahad sellele vastata. Minu perfect date tegelikult mul on olnud isegi ideaalne date. No. Ma tean, et seda, ma loodan, et seda keegi kunagi teeb üle, aga minu ideaalne date oli selline, et just täpselt siuke klubis, vaata, 2 jooki käes korras. Ei, tegelikult oli niimoodi, et minu üks kunagine kaaslane tegi mulle niimoodi, et meil oli aastapäev, meil oli 2 kuud sai täis. Ma tean. ja härra tegi mulle niimoodi, et viis mu Kadrioru parki, jõudsime Kadrioru parki ja siis seal kus see tiik on või mis iganes ta on. Läksite paljalt ujuma? Ja läksime paljalt ujuma, just täpselt. Ei, tegelikult oli niimoodi, et oli see, mis seal on, see siuke rõdukoht või mis seal on, vaata seal tiigi juures. Ja kõndisime sealt, mul olid silmad kinni seotud. Võeti ära ja siis läks rooside tee, läks sinna selle peale, eks ju, ja siis oli ilus piknik, šampuse ja maasikatega. Nii et see pikniku teema on ikkagi pikniku teema on go, tehke ära mehed, tehke ära, ausalt. Võtke kokku ennast. Ja noh, tavaliselt on niimoodi, et siis kui meesterahvad nagu vaatavad praegu, siis muigavad ja mõtlevad, oissand jumal, on ikka nagu naised, mis nende jaoks kõike ära tegema ja mis ikkagi nende jaoks. Aga tegelikult on kerge, tead, ma ütlen sulle ausalt, too kas või fucking Mac'i ja mine lihtsalt Kadriorgu. Pane silm kinni, palun kallis. Siin on McDonald's. Palun kallis, nuusuta. McDonald's. Juustuburger, arve ära, mis see on kahekordne. All right, me oleme nüüd jõudnud põhimõtteliselt tegelikult juba nii kaugele, et meie saade on jõudnud poole peale ja veel on natukene aega teiega siin juttu rääkida. Tegelikult ongi küsimus selline nii, et kui nüüd see suvi saab nüüd kohe vabaks, ei tea, näppisin üksteist ja siis saab kohe nagu minna kuskile suvel, siis räägi, Maribella, ma tean, et sa sõidad nüüd kohe Eestist minema minekut, aga kui sa nagu veel ei sõida ära, siis kuhu sa soovitaksid nagu Eestimaa peal veel kuskil ära käia ja kuhu sa läheksid? Äkki on mõni lahe koht vaata? Ja mina pidasin oma eelmise sünnipäeva, eelmine aasta pidasin sellises kohas nagu Pärapõrgu puhkemaja. Väga ilus koht, see on siis selline maja, milles saad rentida, see on peomaja, seal on piilad ja lauad, baar, nii edasi, see 2-korruseline maja, mis seal on siis 4 magamistuba, grillimisplats, kõik värgid-särgid, et see oli kindlasti üks väga-väga äge kogemus. Kus Eesti otsas? See on Rakverest veidikene edasi sõita, et see on ilus siuke road trip ja siis saavad ilusa puhkusega veel lõpuni. Nii, et sa oled Rakveres ära käinud, see oli see, et meil oli üks külaline, kes ei olnud kunagi, kus ta ei olnud ära käinud? Raplas või? Ei. Kuskil, Võsul ei olnud ära käinud. Võsul ei olnud käinud, et kas on mingi koht Eestis, kus sa käinud ei ole?
kus ma käinud ei ole mis tundub nagu, mis asja, kuidas võimalik, ma Hiiumaal oled käinud näiteks või? olen. Ma arvan, et ma olen suht igal pool käinud, et mul on väga eestipärane pere selles suhtes, et pigem oli see, et käime kõigepealt Eesti läbi, siis vaatame kaugemale, eks ju. Aga Sauel oled käinud? Jaa, olen. Õnneks olen, aga te Raplas olete käinud või? Me räägime, nii järgmine küsimus Saue tüdrukule, täpselt sama asi, kui sa nüüd pääseksid Sauelt kaugemale, siis kuhu sa läheksid? Sest ma ei pääse. Me oleme praegu sinu kodus ju külas ju, sinu toas ju. Päris ilus tuba on sul. Kas me räägime nagu Eestist või? Jah, me praegu räägime Eestist, jaa. Ma olen inimene, kellele ei meeldi nagu, et ma sõidan kuskile ja ma olen seal. Mulle meeldib nagu sõita ringi. Nagu ma ei lähe või nagu... No sa oled praegu veel sellises vanuses, kus sa tahad ringi sõita ja möllata ja niimoodi nagu, on ju, see pärast, et see tuli... Siis jõuab veel, see oli teil ennem ka, on ju. Me tahame paigal olla. Nagu räägiks eriti vanade inimestega. Ma ei tea, kus mu kepp on. Nii, aga mis ringi sa ära teeksid? Eestimaa peal näiteks, mis ring sulle sobiks? 2-päevane ring, 1-päevane ring? Või Saue, Tallinn, Saue? Jaa, see on väga suur ring, Mäkki. tund aega kokku. See on õudne. Aga ma ei tea. Ma ei oska öelda. Mul on see tunne, et sina pole Sauel käinud. Jaa, kas sa oled käinud Sauel? Sauel on, kusjuures ma olen käinud Sauel. Sauel on väga lahe rongipeatus. Ja seal saab, Sauel saab sõita üle selle rongi raudtee. Ja siis Sauel ei ole McDonaldsit, seal on 2 poodi raudselt. Ja seal on enne Sauet on näiteks, ma tean, seal on veel, seal saab autoga õppida sõitmist, eks ole, see on Ark vist ja noh, ma olen käinud ikka seal. Sauel on 4 Nii et järgmine poodi. kord, kui tahate leida DJ City Flashi ja talt autogrammi küsides, leia teda Saue rongi pealt. Saue rongi või Saue Olerexist, see on väga tuntud koht. Seda ei ole praegu ju. Ei ole või? Lammutati Ta on maha. ehituses. Issa, näed, ma olen nii ajast maha ja ma pole nii ammu Saue kindel, et te olete käinud. See Okei. on research enne. Ma vahepeal küsisin, kui kaua läheb näiteks, kui sina ärkad hommikul üles, keegi helistab sulle, et oi, nüüd kohe lähme, kuskile peole, mida iganes, kaua sul aega reaalselt läheb, ma ei tea, meiga või selle krunniga näiteks seal? Oleneb inimesest. Kui see on mingi lambi vend, siis ma nagu tõmban dressid jalga lähen. Sa lähed kohe, lambi vend kutsub, sa kohe lähed või? Ei, nagu... Said aru küll? Väga ei saanud. Ei, nagu, kui see on nagu inimene, kellele ma ei ürita muljet avaldada. Kui see on inimene, kellele ma üritan muljet avaldada, siis kui ma lähen pessu, siis ma pesen juukseid, siis ma kuivatan juukseid, siis ma teen lokid või sirgendan, siis ma teen meiki, siis ma ei tea, lakin küüsi, kui nagu ei ole küüsi, on ju, et siis ma nagu näen vaeva. Oleneb inimesest. Nii, et tegelikult on nii, et kui te nüüd Hanna Sandra kutsute välja ja kui ta jookseb mingisugune 5 minutiga välja, siis te teatate, et mul lambi peal. Täiesti suvaline. Aga kui te ootate teda 4 tundi, siis te teate, et teid on õnnistatud. Siis võib-olla tuleb vähe rikkalikum sõit üle Eesti. Jep. Räägi, kuidas sinuga on lood, kui sa näiteks peaksid kuskile välja minema või kas iga kord tuleb see 5-kilogrammine kuldkett kaela panna? Ma mõtlesin, et saaksid meigist rääkima. Või siis 2-kilogrammine meik. Oi. Ei, tegelikult mina arvan, et mul on umbes sama tegelikult, ma arvan. Aga selles suhtes ma ikkagi üritan enamus ajast hea välja. Et see on mul kuidagi veres, et ma tahan nagu ikkagi, no täpselt samamoodi vaata, et ma käin teistmoodi riides, ma tahan teistmoodi välja näha ja see on okei. Ja siis, ma ütleks, et mul läheb kuskil siuke 2 tundi ikka, ma kujutan ette, jah. Okei, ma küsin veel nüüd viimase küsimuse enne seda, kui me läheme väiksele reklaamipausile, sest et ju meil ju kõik ootavad Olerexid ja ka kampaaniad, kõik värgid seal. Et räägi, kuidas näiteks olla sama hea laulja, nagu oled sina ja kui kaua võtab aega, et üldse jõuda sinnamaani, et teha üks laul, sinna muusikavideo, et mis sa annaksid nõu noortele, kes tahaksid olla nagu sina? Mina ütlen, et kirjutage mulle. Ma olen väga igati valmis aitama, aga tegelikult ma ütlen, et minul laulmine, no vaata, see oleneb täiesti inimesest. Et osad inimesed sünnivad kohe musikaalse verega, eks ju, aga teised õpivad aja jooksul, eks ju. Mina õnneks sündisin. No probleemos. Ma sündisin, eks. Miljonid tulevad. Ja ma olen laulmisega ise tegelenud praegu 13 aastat, ehk siis igasugused alates koorilaulust kuni muusikalikoolini ja nii edasi, et ma olen kõike teinud.
ehk siis, kui sa tahad olla ikkagi hea laulja ja jõuda kuskile, sa ikkagi pead sellega tegelema. Kindlasti. Et see, et sa lihtsalt tuled ja teed, et see ei ole kunagi võimalus ja ma ütlen, et see kõik see laulu kirjutamine ja nii edasi, minul läks niimoodi, et see lugu, mis ma tegin, mul kirjutasid ja salvestasin seda 6 tundi. Ja peale seda siis septembrist kuni nüüd maini, eks ju, siis oli see aeg, et peaks pildid tegema ja peaks kõike seda teist tegema, eks ju, et see oleneb ka kiiresti, et sa nagu ise oled võimeline seda tegema, kuna tegelikult seda kõike saab teha, aga kui vaja, siis 6 aega vähem isegi. See on päris ränk töö, ma tean, jah. Aga väga paljud kindlasti noored mõtlevad, et issand jumal, et Hanna, Sandra, et sina oled juba elus nii palju ära jõudnud asju ära teha, et räägi, kust sina leiad sellise energia ja kuidas sa näiteks inspireeriksid omaenda vanuseid siis tüdrukuid? Ja just kooli kõrvalt seda viitsin. Kooli ja tantsu ja kus sa veel, mis sa veel teed, joonistusring ja? Ma ei oska joonistada, joonistamine on see üks asi, mida pole mitte kunagi osanud. Ma olen tegelenud põhimõtteliselt kõikide asjadega maailmas, peale ujumise, ma ei oska ujuda, ma upun ära põhimõtteliselt nagu buum ja lännu, on ju. Aga ma olen nagu kõige muuga tegelenud. Ja mul ongi, kui kõik, või hästi palju on küsinud, et kuidas sa jõuad, siis mul on nagu kõige igavam vastus, et ma planeerin oma aega. Ei, väga hea ju. Kas sa päriselt ka planeerid? No, kas sul on sellised paberid, kas sul on sellised nunnud nagu roosad ja kollased ja need rohelised paberid ja siis sa kirjutad need sinna niimoodi asjad kell 8 ma ärkan enne kell, ma ei tea, 9 ma, mida iganes. Ei, no mul on sellised paberid, aga mul on seal matemaatikas pikrid. Meil on see matemaatikaõpetaja. Kui matemaatikaõpetaja vaatab, siis mul on vaja kusjuures kohe, nii et ma... No vot, meie saade läheb juba vähe imelikuks siin kätte, aga sellest ei ole hullu. Ma tahtsin seda öelda, et käes on ju reede, tähendab laupäev, käes on reede. Mul tuleb kogu aeg meie laul, käes on reede. Päris lahe ja kusjuures Maribella osales ka meie muusikavideos reede. Seal me tuttavaks põhimõtteliselt niimoodi saimegi, jah. Seal me tuttavaks saime, jah. Algus istusime seal kõik koos, mis me tulimegi 10 tükki, kõik istusid oma nurgas ja siis õhtu lõpuks sellest me ei räägi. Et sellise laheda reedese vaibiga, mis on muidugi käis on muidugi laupäev, siis me lähme vaatame kohe ära selle järgmise klipi. Meie järgmine klipp räägib sellest, kuidas ma tegelikult, kas ma päriselt olen ka DJ ja kas ma päriselt oskaksin kedagi õpetada DJ-ks, siis nüüd te saate sellest kohe teada. Vaadake klipp ära ja me tuleme tagasi. Hei, mina olen City Flash ja koostöös DJ Lab meeskonnaga teen me ühe erilise ehk special DJ workshopi. Kui sa oled mõelnud, et kuidas saada DJ-ks ning kuidas omandada neid oskusi, siis nüüd on sinu võimalus. Otsi üles koduleht nimega www.djlab.ee või leia mind Facebookist DJ Labest. Kuna kohtade arv on limiteeritud, siis võta kindlasti kohe kiiresti ühendust ja leiame sulle aja ning sinust võib saada järgmine meelelautaja, DJ ja entertainer. DJ Labis on 3 ruumi. Praegu hetkel ma olen koridoris, aga minu selja taga asub stuudio, ehk siis seal saavad meie õpilased mängida ja oma sette salvestada. On olemas ka üks suurem showroom, ehk siis kui oled juba jõudnud päris tippu ja sinust võiks juba saada selline DJ, kes filmib ka enda sette, siis just selle jaoks ongi mõeldud showroom. Aga on olemas ka 3. ruum ehk siis workshop room. Kõigis nendest 3 ruumis käibki õppeprotsess ning 1,5 kuu pärast võib saada sinust väga heal tasemel DJ. Ka mina alustasin kunagi kõige esimestest mängijatest, millega ma ka õpetan teid mängima ning kõike seda saab just siin workshop ruumis teha. Saate harjutada 2 korda nädalas või nii nagu endal aega on. 1 tund kestab 1,5 tundi ning me harjutame umbes 1,5 kuud koos teiega, kuni sinust saab hea DJ. Siin me oleme. Ma olen DJ Labi showroomis ning minu ees on ideaalne DJ set. Mul on 2 mängijat ja minu lemmikpult. Nii et see on ka iga DJ või siis tegelikult algaja DJ unistus seista sellise DJ seti ees ning mängida rahvale oma lemmikmuusikat või siis lihtsalt teha pidusid ja üritusi mängida festivalidel, nagu mina olen seda viimased 20 aastat teinud.
minuga ühendust, saa minu õpilaseks ja sinust saab DJ. Ma garanteerin sulle, et peale 1,5 kuud workshopi sa oskad mängida ja sa särad lavadel. Kui sina tahad saada järgmiseks superstar DJ, mängida suurtel üritustel, kui sa tahad saada järgmiseks Martin Garrixiks, ma tahaksin, et minu õpilastest saaksid head DJ-d. See ei ole nali. Kohtade arv on limiteeritud. Ma võtan seda asja tõsiselt. Sinust võiks saada DJ, see kõik on võimalik. Ja minu special DJ workshop on ainult kiirematele. Siis nüüd on sinu võimalus. DJ-le. Ja oleme tagasi Nuta või Naera ja ärge unustage seda ka, et täna õhtul ei ole City Flash Radio peosaadet, see on reedeti ja see on juba mitu nädalat niimoodi olnud, et iga reede õhtul siis saate siinsamas YouTube'is näha pidu, kus mina mängin ja kus on külalist DJ-d, kus on Drop Wave siit samast DJ Labist ja eile oli meil ka üks väga tore naisterahvas Demonia, nii et järgmisel nädalal meil on Hard Nation Special, aga see selleks, nii et kui te tahate DJ-ks saada, siis rääkige minuga, ma teen teist väga hea DJ. Igal juhul me oleme jõudnud nüüd sinnamaani, kus me hakkame tegema seda lahedat challenge'it, mille rekord on siiamaani veel Laurali käes ja ei ole mitte keegi üle löönud teda. Kahjuks nii on ja uskuge või mitte, me ei nagu ei harjutanud seda ja sellepärast, et see, kes harjutab, saab meistriks, aga tavaliselt Laura paneb tavaliselt esimese korra kõik ära, vaata. See on nagu Laural kuidagi niimoodi on olnud. Nii. Ärgu hommikul üles ja no. Mul on käes minu telefon, kusjuures ma võin teile ühe kiire... Sorry, ma võin mikrofon tahtsi ära joosta. Ma ei ole harjunud, ma pean mikrofoni käes hoidma. Teid on täna nii palju, et ühte mikrofoni ei olnud, vaata. Aga ma võin teile väga laheda lifehacki öelda, et kui te ostate endale 16 või 20 euroseid neid telefonikaani, eks ole, siis need läksid mul alati niikuinii katki, siis ma pidin jälle uue 16 eurose ostma, siis pidin jälle 16 eurose ostma, siis ma leidsin ühest poest 1 eurose ja ma enam neid ei ole, ma olen seal poest käinud ja neid ei ole ja mul hakkab see 1 eurone lagunema. Aga mis siin 1 eurose asja sees on ju loomulikult stopper ja stopper on meie hea sõber. Me hakkame kohe stoppeerima. Võtan taimeri välja tegelikult. Ja Laura, räägi nüüd, mis me tegema hakkame? Meie teada-tuntud Kinda challenge. Kumma käega sa muidu alustada või teha tahad? Kumba kätt sa oled harjunud ja kasutama kõige rohkem? Siis vist äkki tahad sõrmus ära võtta, ma ei tea, ma pean pole sõrmusega vist keegi saad sa ära võtta, jah? Kas alati, kui sa seda kätt kasutad, siis sa võtad sõrmus ära? Mis siis see? Ei, sa võid võtta. Või ma võtan. See võib kinni jääda kuskile. Nii, põhimõtteliselt ülesanne on siuke, ei, sa pead, see on siin, nii. Ta on vist õiget pidi sul praegu. Nii, läheb taimer peale, siis sa pead kõigepealt saama oma käe siia kinda sisse ja siis sa juba tõstad selle käe ülesse ja siis ilma mitte midagi muud kasutamata peale gravitatsiooni, õhujõu ja selle sama käe sa pead saama selle kinda omale kätte niimoodi, et kõik sõrmed on sees. Ehk siis sa võid ka ainult kasutada õudu ja oma näppe ja igati pidi, nii et proovi, vaata, sa leiad oma 6. meelest kuskilt üles raudselt. 3. silma. Mis see rekord praegu on? 25 sekundit on rekord. Vastab nagu mingi minut. Ja no siin osad on enam-vähem minuti peale enda, kusjuures meie kaameramees on vist praegu teisel kohal. Ja, 30 sekundit. Ja Supale oli 35 sekundit vist oli, jah. Vaadake nüüd. No proovime. Kui sa oled valmis, siis mina olen valmis vajutama. Mina olen valmis, mu süda puperdab praegu, ma kiirabi vajama. 1, 2, 3 ja läks. Oi. No ei ole võimalik ju. No. Su käed värisevad ka või? Käsi tõmbleb, et tahab appi minna, aga ei saa. Mul nagu üks pöial nagu ei tule. No läheb peaaegu. Vaat see pöial ongi, tundub, et see pöial on sinu kõige nõrgem lüli. Läheb. Nii proovi, aita teiste näppudega hoida kaasa. No ma siin nagu üritan, jah. Tavaliselt see keskmine sõrm ei lähe kuidagi sinna, aga tundub, et läks. Sa oled peaaegu. Ja peaaegu. No võime vist poolest luba teigeks ja stopp. No nii, sinu aeg oli, arva ära. Ma arvan, et liiga palju. No mis sa arvad? Ma pakun 30. Kahjuks oli 49 sekundit. Ei ole nii. Ei ole midagi hullu, 49 on parem kui minut. Võite kinda edasi saata järgmisele. Õnneks veab sul, sa oled ära näinud juba, mis tegema peab, on ju? Ei no ega jah, mul käed värisema. Mul hakkad ka värisema. Jah. Kas sa oled valmis? Ei. Ei ole üldse valmis. 3, 2, 1 ja läks.
aga see ei ole ju võimalik. Ja mu kätsest ma hakkasin. See on väga hea peniv. See on peniv, see on stretch, see on Hiinast. Ja lähevad, õpi sõrmi kasutama. Vaatad küüsi. Ja proovi niimoodi õhujõul sa saad. See annab väikse siukse nagu... Force of nature. Force the power, you can do it. No, vaat, see on väga hea treening ka nagu tulevikus. 30 sekundit on ju milleks, küll sa tead, nii 36. Ma ei tea, igal põhjus. Ongi kõik. 40 sekundit, kas me loeme seda õigeks või ei loe, vaata, Laura? Jaa, sõrmed on sees. Sõrmed on sees ja kõik on enam sees. Sorry, aga nii on, 40 sekundit. Tehke järgi või ei tee. Ma lähen nüüd koju harjutama, siis ma ootan tagasi kutset, palu. Me teeme Championite liiga, võtame top 5, kes saavutasid top 5 saates, siis teeme nende viimased challenge. Järgmine mäng on üsna väga kerge. See tähendab seda, et ma mängin ühe laulu teile ette. Teie olete siis omaette võistkond ja Laura on teise poolt võistkond, eks ole. Ja siis, kui lugu on ära mängitud, mingis ühest hetkest ma lihtsalt panen selle loo seisma ja te peate edasi laulma. Te võite oma enda sõnu välja mõelda, te võite ükskõik mida teha, aga igal juhul tegemist on siis sellise looga ja lõpeta lause. Kumero keel, tervitusi Palmisaarelt, mis uudis tegelt oma neighborhoodist nagu Gustav Reino ka huulist. Palmisaarelt. Veel. Kes on käinud, teab mis feeling. Veel. Ahah. Kas me loeme selle õigeks või? Ma ei tea. Osad sõnad tuli, natukene tuli. Siuke poolik punkt tuli. 0,5. 5 pidas vähemalt, see on hästi. Meie järgmine laul läheb Laurale ja kui Laura nagu ära ei arva, siis loomulikult te võite vaikselt nagu alati nagu mõttes kaasa laulda ja siis vaatame, kuidas läheb. Läks! Ära ütleksin, kus on see, kui siis Liisa raitas näe. 17 kull. 17. Tuul ja torm. Sulge kauaks. Vaat seda ma ei tea. Laura, Ma tean appi! 17. No Laura ei saa isegi poolt punkti, ta saab mingi 0,01 punkti, aga ei ole hullu. Tundub, et Laura on vähe kuulanud Eesti muusikat, mis on tulnud välja 90-tel. Tunnistan. See oleks mulle selle laulu, ma oleks perfektselt ära laulnud. Siis saate lõpus sa saad seda laulda. Kes see artist oli? Kes artist oli, kas teate? 17 tuul ja torme, see on ju see... See kõige kallim Eesti bänd. Neid on mingi 8 tükki lava peal. Juukiks Start või? Ei ole. No aga nüüd ta laulab seal. Ei ole. Black Velvet. Pearo ja laulab jah. Pearo, noh. Ei ole, aga sellest ei ole hullu. Järgmine laul tuleb siit. Laula, sa võid kaasa laulda ja tantsida. Väga hea, aplaus. Meie külalised on juhtimas. Meie külalised juhtimas ja Laura Lii teeb meile häbi. Nii, järgmine laul. Laura, ma olen kindel, et sa ei arva seda ära, sellepärast, et ma ei tea, ma olen arvanud, et sa kogu aeg kuulad neid laula. No, tuleb. Ole nüüd valmis. Sest et silmad on kui kellegi omad. Su poole. Mul pole õrna aimu ja ma seda laulu kunagi kuulanud. Aga näete, siis meil on siin lõbus olla ja Laura jällegi tegi meil natuke läbi. Laura sai pool punkti, ütleme niimoodi, et mingid asjad nagu läksid nagu paika. Järgmine lugu on üliraske lugu, sellepärast, et nagu ma tean juba teie sünniaegu, siis vist need isegi, kui ma 2 peale kokku panen, siis need vist ei tule välja. Aga proovime sellel ajal, kui see bänd laulis, siis oli päris kuulus. Hallo, sa oled mingi minuga.
ta ei mõtlita, ei vaeva tüütega. Oota, ta on lihtsalt, ta on alati mu taskus, kuhu vajad tuu? Helista mulle mobiilile, tulen su äärtus kui käe. Helista mulle mobiilile, kui mind vajad sa. All right, aplaus. Kas ma tean seda lugu? Kuidas sa olid üks nende bändi liige? Jaa, just täpselt. Ei, tegelikult ma tegin koolis vabal laval, tegin seda sama lugu nagu. Nii et ära alahinda mind. Tasub kuulata selliseid laule ja koolis alati osaleda nendes fansides võistlustes. Laura! Oled valmis või? Ma arvan, sa seda filmi näinud. No filmimuusika oli ka, aga läks nüüd. 3, 2, 1, Laura. Hellalt hoia mind joomast asjanu, ma ei kuulata su embused, ma võin. Hellalt hoia mind, sa ju tead, et vajan sind ja su juurde tee mind toob. Aplaus! Minu meelest võiks selle eest kohe võida enda laulale. Siis oleks see olupoja poliitika mängus. Teeme nüüd selle otsustava laulu. Me võime otsustava teha ka. Inimest tegime eelmine kord ka, et siis on nagu 2 peal, et kes ennem hakkab Kes esimesena hakkab laulma ja saab aru. Esimesena laulma või? No esimesena tulevad õiged sõnad ja. Ossa, kurat. Ma tühi jälle nendin kivela, sest keegi ei maksa kunagi piisavalt oma äritäid. Alati läänalt, eva küll on talt laenat, pidevalt pole, asega teha papi pole meil peal. Ei saa ja me pappi ei saa. Ma ootan seda. Pappi ei saa. Ei ole midagi, ei ole hullu. Teeme suure aplausi meie tänastele võitjatele. Ja see lugu tegelikult iseloomustab väga hästi meie tänast saate kokkuvõtte, et me pappi ei saa ja meie kulutused ulatuvad kuni Taiwani, ehk siis tegelikult ongi niimoodi, et kui neid rikkaid mehi ei tule teie ellu, siis kahjuks peate leppima Eestiga. Ja kusjuures, aga siin saate, ennem kui me saate ära lõpetame, siis miks sa kihutad Eestist ära, räägi nüüd? Nüüd siis just, no peale saadet kohe. Peale saadet kohe lennuk läheb selles suhtes, et ei, tegelikult ma lähen tööle, mis on hea ju. Mul ei olegi miljonäri vaja, ma töötan ise. No, seal ju basseini puhastajana saab päris palju raha. I'm out. Mis see töö oli? Ma täpselt ei kuulnud, ühe kõrvale tavalist. Hotelli animation tiimi, kes tegeleb siis veearoobikast kuni lastediskoni kuni kõigeni. Et lähen ühesõnaga meelelahutajaks. Kuhu? Horvaatiasse. Väga tubli, mul on hea meel sulle. Kui me nüüd anname veel viimased laused ka, Sandra, ütle, kuidas parandad sina nüüd lähitulevikus maailma ja mida sina üldse ootad oma, ütleme, ma ei tea, sellest suvest? Suvest, kuidas ma maailma parandan või? Issa, ma ei tea, kas ma tohin sellest rääkida. Muidugi tohid. Ma elan Sauel, on ju. Me juba teame. Ma ütlen veel, Sauel. Järjekord tuleb Aadressi äkki tahad ka öelda? Eelista. Ja Saue lähedal on Keila, kus siis juhtus eile üks õnnetus, kus siis üks tüdruk otsustas, et ta võiks rongi ette hüpata. Kas sa tundsid teda? Ei, õnneks mitte. Aga ma ei taha teada, mida tunnevad need inimesed, kes seda tundsid. Ja maailma parandaja, nagu ma olen, siis mul on plaanis teha lihtsalt täiesti tavaline video, kus ma räägingi suitsiidist. Ma olen sellega natuke liiga palju kokku puutunud ja räägingi nagu... Ei ole nagu ette skriptitud, vaata, et panen mingi filosoofiliselt kõike, mis pähe tuleb nagu ja loodetavasti see aitab kedagi, sest et issa ma tein nii kuidagi kurvaks selle kõik. Väga tore, meie saade ongi Nuta või Naera. No okei, jaa, tõsi. Aga see suitsiidi arv, see number, palju neid on rõvedalt kõrge ja see ei ole minu jaoks okei. Väga tore, väga lahe, kui inimesed viitsivad midagi sellist asja teha, mis tegelikult päriselt ka inimesi võib puudutada ja muuta maailma sellega koos. Lähme vaatame meie järgmise video ära, kas Laura sai üldse hakkama köögis ja siis nii. Lähme vaatame.
Ja lõid ära veidi ma ei teinud. Tere! Kätte on jõudnud uus nädal ja kätte on jõudnud ka uus challenge. Nagu te näete, olen ma sattunud kööki ja täpsemalt siis Brasserie 11 kööki, et on lõunaaeg ja hakkame inimestele lõunaid tegema, nii et vaatame, mis mulle kätte sokutatakse ja millega ma hakkama saan ja millega ma hakkama ei saa. Oleme jõudnud esimese takistuseni. Hakkame tegema nädalasalatit ehk siis külmsuitsulehe salat. Siin on meie külmsuitsulehe, lifehackis tuntud granaatõun, redis, kurk, ürdiõli, ürdiaioli ja see on kapsas ja siis need tuleb kõik ilusti taldrikule panna. Välimuses me ei ole kunagi toiduga hea olnud. Come on down! Ahaa, nii. Ma ei tea, kui palju on vähe. Proosid. Kõik tunde järgi. Ma tõstan need on ju siia. Granaatõunast, kurgist, õunast. Nii, paneme siis seda ka mingi appi. Et seda ma ei ole mitte kunagi ilus teinud. Appi. See läheb pooleks. Kala. Nii vä? Ei vä? Midagi ei tea, mis siin teha on siis. Ja nüüd on see kõige tähtsam osa, see kunsti osa. Siia täpike. Siia täpike. Minu meelest on nagu valmis küll, et see kurgisaba kuidagi on üleval, aga noh, omamoodi. Võib kliendile siukest asja anda? Võib küll, jah. Minu pestud autot küll ei võinud kliendile anda. Teen schnitzel. Teen pani peal, see on õli. Ei pane rohkem. Panku, mis see tähendab? Meie riivsai Jaapani moodi. Võtan selle siia vahele või? Appi tuleb katki, ei lähe või? Kodus ma teen sellist asja pajakinnastega, et ma ei saaks surma. Selle pahin nüüd nimelt või? Kuum. Schnitzel in the oven. Nii. Mina ise oma ajuga oleks teistpidi teinud. Ma oleks pannud šnitzli ahju, lasknud valmis küpseda ja siis visanud pannile. Tegelikult peab panema selle kõigepealt ikkagi panni peale, kui liha on veel mahlale. Ja siis sa paned selle ahju, et oleks täiesti küpse, muidu on lihtsalt, ma oleks ta seal valmis küpsetanud ja oleks ilma mahladeta pannud panni peale, see oleks kuiv schnitzel olnud ja keegi ei taha ju kuiva schnitzlit. Saime targemaks, õpime uusi asju iga päev. Läheb kellelegi söömiseks või? Siis üks asjaga selle siit kätte saad. Surmahirm. Jah. Mu sõrmed. Tuli vahepeal tellimus ka täpselt minu schnitzli järgi. Roast. Värsked kartulid üürtidega. Mädarõikakaste. Paneme selle siia. Veel tellimusi. Tuleb siia peale. Kõrgtasemel kunsti. Maapirni krõpsukest ka siia peale. Läheb söömiseks. Valmis. Ahaa, no põhimõtteliselt. Oi, kui suured. Magustoidu aeg. Very fancy vasseriini. Ma eeldan, et see on vahukoor, mis ma siia lasin. Ja nüüd tulevad pesee tükid peale. Ma ei tea, miks see välja peaks nägema ja kui palju seda olema peaks või. See ei näe hea välja. Mida ma sõin? Appi, ma olen purjunud ju. Tere! Oota, kas ma üldse funkson või?
me oleme jõudnud kõige põnevama osani, miks me siin üldse kõik täna oleme. Nagu te nägite meie esimesest videost, siis me käisime tegemas meie mürtsi maske. Ja nüüd on aeg loosida. Mõtleme, kuidas me seda nüüd teeme. Ma arvan, et ütled mingi numbri ja 2 peale näiteks mingi pluss ja siis ja ma mõtlesin ise ka. Väga head sa mõtlesid. Et üks ütleb ühekohalise numbri, teine ütleb ühekohalise numbri ja siis neist 2 saame kokku ühekohalise numbri. 7. 8. 78 või? Nii, 7 ja 8, sina matemaatik. 7 koos 8, 15, nii. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11. Pole kommentaare nii palju. Oi, keegi Jelena Buu on võitnud kõik meie maskid. Kõik maskid võidab endale. Ja võitis ka. Palju õnne, palju õnne. Palju õnne sulle, kõik need asjad on sulle, et too meile ka midagi head vastu, siis on veel rohkem õnne. Igal juhul meil oli väga tore, täna meie 10. saade Nuta või naera, te saate seda alati järgi vaadata, kui te subscribe'ite teete. Ja juubel muidugi. Ja selle jaoks me teeme nüüd ühe korraliku puntra tantsu siin samas. No kes siis puntra tantsu ei tule? Igal juhul viimane lause, räägi, kus sind leiab ja kuidas siin nagu ühendust saab? Mind leiab Tallinnast. Mind leiab maribella.official Instagramist, Facebookist Maribel Vääna, aga sellest me ei räägi. Ja siis Snapchat on Marru__B ja E. Very good. Ja siin, kuidas jääb Sandra? Hanna Sandra. Instagramis ma olen Hanna Sandra __. TikTokis ma olen Hanna Sandra A 2 A-ga. Ja YouTube'is Hanna Sandra, Spotify's Hanna Sandra, Apple Music'us Hanna Sandra. Väga lihtne. Mul on ka Spotify. Väga tore. Ma ju laulan ju. Järgmine. Oi, kas tõesti? Me lõpetame selle laheda saate täna siis sellega, et Laura jälle laulab oma enda laulukese, mis on ka Spotify's olemas, mis on ka TikTokis olemas, mis on igal pool olemas. Oota, aga mis versioon üldse? City Flashi klubi miksi versioon tuleb. City Flash Radio. Näete, inimesed teavad, on juba kuulanud, nad teavad, kes on City Flash. Meil on siin juba, mitte keegi kunagi ei tea. Igal juhul väga tore, aitäh teile ja laulame siis ja tantsime Lauraga koos. Kuidas see laul käis üldse, keegi teab? See käis nii. See käis nii. Ja siin laulus on kohe. Esinenud, ma ei tea ju. Kasutame jälle käsi kõik koos ja laulame Lauraga. Time is short, tick, tick, ticking like we're knocking on the door. And we don't wanna lose our minds. Life is short, tick, tick, ticking like we're rocking on the rooftop. We just wanna have some fun. I will follow you wherever you go. Here we go. Ma tahan õige vaibiga. Nii või? Time is short, tick, tick, 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 woo, tick, 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 tick. Time is short, tick, tick, ticking, waste no time, let's go right now. We can't ever lose our minds. Life is short, tick, tick, ticking, tripping all around the world. 'Cause we just wanna have some fun. I will follow you wherever you go. Issand jumal, tõstab tempot ka juurde veel. Tempod juurde, saate lõpus ikka. I will follow you wherever you go. Püsti, viimane kord tuleb siin tantsu. Follow you wherever you go. Ma loodan, et kõik on valmis. Tick, tick, in the house. Here we go. Laura Lee, Maribella, Hanna Sandra, here we go. Tick, tick, time is short, 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 tick, tick,
Suured aplausid, aitäh kõikidele, aitäh meie kaameramehele Supale, aitäh Kristjanile, Reinveele, aitäh Dropwave'ile, aitäh DJ Labile ja me lahkume, et järgmine nädal jälle teiega koos olla. Tšau! Ja võid olla mitte paide. Suvel minu kriminaal. Suvel kolin Pärnu. Suvel kolin Pärnu. Where is that? Sul on kõige kaunim talv. Näju